Iga minut visatakse maailmas ära üle 1 miljoni ühekordse kohvitopsi. Ühes aastas teeb see rohkem kui 500 miljardit topsi, millest vähem kui 1% jõuab taaskasutusse. Ülejäänud jäävad kas prügimäele, loodusesse või meie meredesse. Kuigi kohvitops näeb välja paberist, on selle sees õhuke plastikiht, mis ei lase joogil paberist läbi vettida. See plast on enamasti polüetüleen. See on fossiilne polümeer ehk pikk ahel, mis on kokku pandud nafta või maagaasi molekulidest. Polümeeri võib ette kujutada nagu pärlikeed. Iga pärl on väike molekul ja koos moodustavad nad pika ahela. Kui kohvitopsi tugevdamiseks kasutatakse fossiilset polümeeri nagu polüetüleen, teeb see topsi taaskasutuse probleemseks. Kui nad kunagi välja töötati, see on juba 10 aastaid tagasi, võib-olla 50 aastat tagasi, siis ümbertöötlemise võimalusele keegi ei mõelnudki. Ja nad on nagu disainitud enamasti juba selliselt, et neid on nagu ehituslikult suhteliselt raske ümber töödelda. Ja sellepärast nendes probleemides me ka praegu sipleme. Paljudel juhtudel on häda selles, et see plast koosneb erinevat tüüpi plastidest, millel kõigil on omad omadused. Isegi kui me plasti kogume ühte konteinerisse, on peaaegu võimatu neid nagu omavahel sorteerida. Isegi vilunud silm ei oska öelda, mis plast see konkreetselt nagu on. Ja see teeb asja väga raskeks. Lisaks on väga raske saada teda puhtaks. Kõik need mustuse jäägid, mis jäävad sisse, muudavad pärast selle taaskasutatud materjali omadusi halvemaks. Ja samati see taaskasutamine või ümbertöötlemine toimub kõrgel temperatuuril, et ikka mingisugused keemilised reaktsioonid ja asjad hakkavad kõrgel temperatuuril juhtuma, mis tähendab, et enamasti see taaskasutatud või ümbertöödeldud plast on kehvemate mehaaniliste omadustega. Ja seetõttu ei saa teda nagu väga mitut korda taaskasutada. Samas saab sellist ahelat ehitada ka taastuvatest allikatest, näiteks maisist, suhkruroost või vetikatest. Sellisel juhul on tegemist biopõhiste polümeeridega, mis on väiksema keskkonnamõjuga kui fossiilsed. Strateegilise, mineraalse ja süsinikupõhise ressursi ringmajanduse tippkeskuse teadlased püüavadki selliseid biopõhiseid polümeere välja töötada. Meie keskendume 2 asjale. Üks on siis see, et see plast oleks biomassist ja teine asi on siis see, et teda oleks võimalikult lihtne kas siis ümber töödelda või taaskasutada. Võtame näiteks jälle kohvitopsi, mida praegu on raske ümber töödelda. On võimalik see kile asendada sellise teist tüüpi pinnakattega. Me võime teda kujutada nagu niisuguse õhukese võib-olla nagu värvina või tõmmatakse pintsliga peale. Et ta ei moodusta niisugust kilet, aga ta on piisav selleks, et ta on veekindel vähemalt nii kaua, kui seda topsi kasutatakse. Ja sel juhul on need topsid ümber töödeldavad vana paberina. Meie esimene väljund ongi siis sellised kiled, mida me oma polümeeridest või nendest polümeerisetest materjalidest teeme. Ja neid kiletükke, siin on erinevat värvi, neid me siis kasutame nende materjali omaduste analüüsiks. Selle peal me mõõdame tugevust, erinevaid lagunemistemperatuuri ja muid omadusi. Eesti teadlaste töörühm keskendub peamiselt aga tehnoloogilistele plastidele, mis asendaksid fossiilseid plastega nõudlikumates tingimustes. Autotööstus näiteks, kus on palju plasti, pinnakatted keerulisematesse tingimustesse, näiteks põrandapinnakatted, mis peavad taluma suurt koormust ja sellised materjalid, mis siis oleksid tegelikult stabiilsed pika aja vältel, kannataksid temperatuure vähemalt üle 100 kraadi. Ja eriti sellised on suhteliselt raske senini olnud teha biomassist. Ja lihtsalt kilekotte ei ole väga keeruline teha. Ja selle tõttu me oleme keskendunud sellisele nimetame nagu tehnoloogilisemale plastile. Selliste materjalide arendus ja laialdasem kasutuselevõtt jääb praegu paraku peamiselt hinna taha. On võimalik teha biotoormest väga heade omadustega, võib-olla ka paremate omadustega materjale, kui on praegused fossiilsed. On kindlasti võimalik parandada nende ümbertöötlemise omadusi, aga lõpuks on see nafta nii odav praegu vähemalt. Ja poliitiline niisugused arengud, eriti USA's, ei ole ka väga soosivad ettevõtetele just siseneda biomassi turule või biotoorme turule. Siis on nende kasutamisele võtt keeruline. Keskkonnaprobleemid ei kao kuskile, et need süvenevad väga kiiresti. Ja mingisuguseid muid lahendusi on kindlasti vaja. Praegu toodame plastikut, mis kestab kauem kui meie. Uued materjalid annavad võimaluse jätta maha midagi paremat kui lihtsalt prügi.